Fordi mudelid on tuntust kogunud oma sõiduomaduste poolest. Pole vahet, kas sõidetakse väikse Fiestaga või suure Transitiga. Rooli taga on alati olnud hea olla. Ka proovisõiduks olev Kuga on meile alati meeldinud, aga kuidas sõidab see uuendatud pistikhübriid? Kas sa teadsid, et Ford Kuga on olnud aastatel 21–23 Euroopa enim müüdud pistikhübriid? Ja see 3. põlvkonna Kuga on saanud nüüd mudeli värskenduse ehk facelifti. Ja no selle faceliftiga on see auto muidugi saanud premiumlikuma välimuse, sest siin ees on nüüd laiupidi selline pikk LED-riba ja ühe tootja sõnul muudab see just auto premiumlikuks. Aga põhimõtteliselt on sellel autol nüüd uus ninaosa ehk siis peenemad tuled, teistsugused kaitserauad ja ka tagaosas on teistsugused kaitserauad. Endiselt on võimalik seda autot saada erinevate välisdisainidega ja see auto on siis ST-lainis ehk siis justkui nagu sportlikum ja edevam. Ehk siis sellel autol on musta värvi teistsugune radiaatori võre. Ka need mustad ehisdetailid on teistsugused, nendel ei ole kroomribasid ja üleüldiselt on siin natukene selliseid küljelaiendeid ja taga summuti otsad, et see auto näeks jõulisem ja sportlikum välja. Uuenduste osas on siis nii palju juhtunud, et enam ei ole sellel autol võimalik diislit saada. Ja nüüd on mootorite valikus siis 1,5 liitrine EcoBoost, siis on olemas 2,5 liitrise bensiinimootoriga hübriid ja siis on olemas 2,5 liitrise bensiinimootoriga pistikhübriid. Ja muide, pistikhübriid on alati ainult esiveoline. Kuga tagaluuki on võimalik saada ka elektriajamiga, aga siin autol on see käsitsi avatav üsna harjumatu. Aga Fordi puhul mulle meeldib see, et näiteks seda luugikatet on võimalik siia alla ära peita ja see on sellisest kangast, et oleks võimalikult lihtne seda siit eemaldada. Pagasiruumi põhjakõrgust reguleerida ei saa. Küll aga on siin katte all olemas tagavararatas. See on küll muidugi lisavarustus, aga vähemalt selline lahendus on olemas. Pagasiruumi mahuks öeldakse 395 liitrit ja ma pigem ütleksin, et see pagasiruum on selline kastikujuline ehk siis sama sügav kui kõrge. Piisavalt jällegi praktiline, et kõik oma igapäevased asjad siia panna. Seljatoed saab alla klappida 60-40 suhtes, siin on 12 voldi pistikupesa olemas, siin on ka üks kotikinnituskonks olemas. Iseenesest lihtne, aga samas jällegi kõik eluks vajalik on olemas. Meie proovisõiduauto pistikhübriid ajam koosneb 2,5 liitrisest vabalt hingavast bensiinimootorist, elektrimootorist ja 14,4 kilovatt-tunnisest akupakist, mille laadimiseks kulub minimaalselt 3 tundi. Süsteemi koguvõimsuseks öeldakse 179 kilovatti, aga pöördemoment on rangelt salastatud Fordi poolt. Käigukastiks on ECVT variaatorkast ja pistikhübriid on alati esiveoline. Kuga sõidab Fordile omaselt ehk siis natukene sportlik, pisut jäigemapoolne vedrustus, rooli tunnetus on hea, kuigi ma tahaksin, et see rool oleks tugevama vastusurvega, et mul oleks seda raskem pöörata ja ma ei tea, minu jaoks kuidagi toimib just raske rool. Aga samas ma ei saaks öelda, et see rool ei ole täpne või kuidagi oleks selle autoga ebamugav sõita. See on ikkagi Fordile omaselt kütkestav. Huvitav on muidugi minu jaoks see, et ma kuulen, et selle auto vedrustus on kohati häälekas, mida ma Fordide puhul pole tegelikult kunagi varem kogenud. Ja ma arvan, et see auto põrkab natukene kohati just sellepärast, et see auto on üle 150 kilogrammi raskem just tänu sellele hübriidsüsteemile. Aga hoolimata sellest, et selle autol on vabalt hingav bensiinimootor ja variaatorkast, suudab see kiirendada 0–7,3 sekundiga. Aga kiiremal sõidul, mul puudub selle auto puhul konkreetsus ja seda peamiselt just selle variaatorkastile. Kui ma keeran sisse selle sportrežiimi, siis on selline olukord, et käigukast hakkab justkui näiliselt käike vahetama ja tekivad mingid jõnksatused, et siis tekiks natukene rohkem side autoga.
aga jällegi, variaatorkast on minu jaoks selline kast, mis auto dünaamika täielikult ära sööb. Ford leiab, et kugal on vaja tagumist istet, mida saab edasi-tagasi nihutada, puhtalt sellepärast, et siis oleks rohkem pagasiruumi mahtu. Ja ausalt öeldes, näete, isegi siis, kui see iste on võimalikult ette lükatud, siis minu suurune meesterahvas saab siin täitsa vabalt istuda. Aga mugavalt tunnen ma alles siis, kui see iste on võimalikult taha lükatud ja seljatugi ka tahapoole kaldu. Sest et nüüd on põlveruumi küll, aga pearuumi on ka küll, aga küll muidugi tunnen sellel autol puudust käetoeste. Ka see keskmine istumiskoht on selline, et nojah, ma saan siin istuda, aga ma pean jalad ikkagi jalalabad harkis istuma, sellepärast, et siin ei ole üldse ruumi, et ma saaksin oma jalad siia kardaani tunneli peale panna, kuigi sellel autol kardaani ei ole. Materjalid on selles autos hästi lihtsad, peamiselt kõvast plastist ja siin tagaistmel on olemas 2 USB-C laadimispesa ja ka istmesoojendus. Uuendusega on kuga sisemus hästi minimalistlikuks muudetud ja see kõik vajab harjumist. Ehk siis ükskõik mida ma enamasti teha tahan, pean ma tegema sellelt suurelt puutetundrikult ekraanilt ja see menüü ei ole just kõige kiirem, et mingid asjad käivad kohati viitega ja kohati on see ka natukene segane, aga no nii oli ka Volkswagenite puhul, aga nüüdseks oleme me Volkswagenitega ära harjunud. Võib-olla kui ma Fordiga natukene rohkem sõidan, siis harjun ma selle menüüde rägastikuga ka ära. Ja kui rajaabilise saad lülitada väga kergesti ja lihtsalt siit rooli pealt välja, vajutad lihtsalt vasakulpoolset olevat nuppu ja okeid ja ongi välja lülitatud, siis selle tüütu piirkiiruse välja lülitamiseks pead sa siin menüüdes natukene surfama. Selleks on 2 versiooni. Kas lähed siit ekraani pealt või vajutad siit alt auto nuppu ja siis sa saad siit lisasettingutesse ja siis seda ja siis vajutad seda ja siis soetad nii ja nüüd ongi väljas. Oli ju lihtne. Näidikute paneel mulle meeldib. Siin on tegelikult valikus 2 disaini, aga mulle see modernne meeldib, sellepärast, et siis ma näen kiirust suurelt ja kõik eluks vajalik info on tegelikult väga hästi siia ära laotatud. Küll aga mulle ei meeldi selle auto niinimetatud klaasile projitseeritav näidikute paneel, kuna seda ei tehta klaasile, vaid ühele plastitükile ja see tume plastitükk on selline, mis tegelikult häirib natukene vaate välja ja mulle jääb see pidevalt jalgu ja mind häirib see, sest ma ei näe nina ette ja siis ma olen tavaliselt selle välja lülitanud. Materjalidega on niimoodi, et need näevad üsna sellised kõvad välja, aga tegelikult kui sa vajutad, siis need on ikkagi pehmed. Jah, plasti leiab küll, aga siit, aga iseenesest, kuna kõik on selline tume ja minimalistlik, siis ma ei ütleks, et see nüüd kuidagi kole oleks. Istumisasend on selline, et see on üsna kõrge või isegi võiks öelda, et väga kõrge. See Estelain ei muuda neid istmeid kuidagi sportlikumaks, vaid need istmed ongi sellised iseenesest parajalt pika põhjaga, aga tahaks, et külgtuge oleks pisut rohkem. Estelain toob siia tuppa pigem lihtsalt sellised punased õmblused, just kui süsinik just liistud ja musta lae. Ehk siis jällegi muudab olemise veidikene sportlikumaks, vähemalt visuaalselt. Aga kui siin sportlik sõitmine ei huvita, siis tegelikult kuga sõidab linna vahel üllatavalt hästi. Ja minu jaoks on täiesti üllatav, kui hästi töötab selle auto hübriidsüsteem. Ma ei saa absoluutselt aru, et toimuks mingisugused ümberlülitused elektri- ja bensiinimootori vahel. 0 vibratsiooni, 0 hääle erinevust. Rahulikult sõidad, kõik toimib täitsa nii, nagu hübriidauto puhul peab toimima. Ja selle auto akutäiega saad umbes 30 kilomeetrit sõita. Jah, suvel saad natukene rohkem, aga praegu selliste ilmadega, kus õues on -4 kraadi ja nädalavahetusel oli isegi -10 kraadi, tuli nihuke 30 kilomeetrit akutäiega. Aga see on selles mõttes üsna tavaline selliste pistikhübriididega. Ja pistikhübriidide puhul ju see VLTP standardi number on üsna ulmeline ja selle auto puhul öeldakse siis
et 1-liitrise keskmise kütusekuluga peaksid hakkama saama, aga linnas sõites kujuneb selle auto keskmiseks kütusekuluks 5 liitrit 100-le, kui sõita hübriidsüsteemis, aga kui hübriidsüsteemis juba maantee peal sõita, siis keskmine kulu tõuseb 6 liitrile ja see number on sellepärast selline, et jällegi variaatorkastiga on linna vahel mõistlikum sõita. Minu kogemus näitab seda, et nii kui on variaatorkastiga tegemist, siis maanteel kütuse kulu muutub suuremaks. Aga huvitav on selle auto puhul tuled. Öeldakse, et konkreetselt proovisõiduautol on LED-matriks esituled, aga kui ma pimedas sellega sõitsin, siis pigem need ümberlülitused olid sellised, et lülitati kohe lähituledele ümber ja vahest harva, kui oli tegemist ikkagi valguse mänguga, siis olid sellised suured kastid, pikslid ja hästi selliselt rapsivalt lülitati neid ringi. Ehk saaks paremini, aga võib-olla on see selle konkreetse auto probleem ja konkreetse auto tarkvara probleem. Ja ma loodan, et Ford saab selle üsna kiiresti korda teha. Mis nüüd puudutab selle auto hinda, siis baashinnaks on 29 000 eurot. Täitsa mõistlik hind ju. Ja selline proovisõiduauto sellises varustuses maksab umbes 47 000 eurot. Ja kui ma toon siia võrdlusesse Volkswagen Tiguani Airline varustuses ja samamoodi siis pistik hübriidi, küll jah, Volkswagenil on 1,5-liitrine turbomootor, siin on 2,5-liitrine vabalt hingav mootor, aga võimsuse suhe jääb enam-vähem samaks, seega on täitsa mõistlik seda Tiguaniga võrrelda ja praegusel hetkel Tiguani hind soodushinnaga on soodsam, aga kui soodushinda ei ole, siis on pisut kallim kui Kuga. Ja kui nüüd rääkida selle auto mootorsõidukimaksust, siis mootorsõidukimaks soosib eriti palju just pistikhübriide ja esmane registreerimine sellisel autol on 660 eurot ning aastamaks ainult 130 eurot. Me pole kohanud pistikhübriidi, mis sõidaks nii sujuvalt, nii märkamatute mootorite ümberlülitustega, mis tõttu sõidab Kuga linnas filigraanselt ja ökonoomselt, kuid ei ole nii sportlik, kui oleme harjunud ning multimeedia kasutus vajab pikemat harjumist.